November on meestekuu ning see video on pühendatud just teile, mehed. Meie ühiskonnas on palju juttu sellest, kuidas mehed ei lähe arstile ja veel vähem otsivad nad abi vaimse tervise probleemide korral. Miks see nii on? Meheks olemisega kaasneb palju häbi iseenda ja oma tunnete suhtes. USAs tehti uuringus, küsiti inimestelt, mida peavad mehed tegema selleks, et täita meheks olemise norme. Vastuseks oli alati hoidma oma emotsioonid kontrolli all, töö on esikohal, taotlema staatust ja kasutama vägivalda. Naised peavad naiseks olemise normide täitmiseks olema kenad, kõhnad ja tagasihoidlikud. Kanada suhtenõustaja Jordan Gray ütleb, et meestele on kasvades ainus lubatud emotsioon viha. Samas kui naistele peetakse viha tundmist sobimatuks ja need normid ei tunne riigipiire. Kui lapsed alles rääkima õpivad, siis on sõnavara õpetamine ka soopõhine. Kui me mängime tüdrukutega, siis me juba räägime nendega teisiti. Peegeldame nende tundeid, räägime tegevusest. Näiteks, sa kallasid mulle teed, oi, see on nii kuum. Aga poistega me võtame auto ja teeme prr ning siis imestame, miks on meestel end raskem väljendada kui naistel. Kui tüdruk hakkab nutma, siis me lahutame teda. Kui poiss hakkab nutma, siis me ütleme, mehed ei nuta. Jah, ajad on tänu vanemahariduse koolitustele paremaks läinud, kuid nende osakaal, keda on selliselt kasvatatud, on meie ühiskonnas endiselt suurem. Nii juhtubki, et mehed võivad tunda, midagi on valesti, aga mitte aru saada, et nad vajavad abi, sest nad ei oska oma tundeid sõnastada. Neile pole seda lihtsalt õpetatud. Veel hullem, nad ei oska isegi mõelda, et nad tohiksid abi küsida, sest see pole see, mida mehelikud mehed teevad. Stigma meeste tunnete üle on nii tugev, et nad ei julge oma perele näidata, kui neil on hirm või ärevus või kui nad vihkavad iseennast ja ei tule sellega toime. Nad kardavad, et kui näitavad seda, mis päriselt nende sees toimub, siis neid hüljatakse. Nii nad siis panevad oma tunded kuskile purki kinni, keeravad kaane kõvemini peale, kuni enam ei suuda. Tulemuseks on surm, ükskõik kas terviserikke või iseenese käe läbi. Meest, kes oma tunnetega enam toime ei tule, ehk siis ühiskonna mõistes, kes üldse midagi tunnevad peale viha, nagu näiteks ärevus või hirm, nähakse nõrgana. Ja siis nad just nagu ei olegi enam mehed. See arvamus on tappev ja see peab muutuma. Enesetappude statistika on armutu. 2023. aastal oli Eestis meeste suitsiidide arv 3 korda suurem kui naistel. Ja kõik need mehed on kellegi isad, pojad, vennad, partnerid. Meie ühiskonnal on raske suurrollide taga inimesi näha või mõista inimeseks olemise põhiolemust. Naisi ei võta me inimestena, vaid seksobjektidena, kelle ülesanne on olla hea, lahke ja teenida perekonda. Mehi ei võta me inimestena, vaid eduobjektidena, kes peavad koju tooma raha, juhtima kõike ilma nii nimetatud pehmeid emotsioone omamata ja kohe ka kõike teadma. Ka mina olen olnud selle stigma ohver. Kui mu laste isa esimest korda kinos olles filmi peale nuttis, ma kohkusin ära ja mõtlesin, et taevas, mis mees see niisugune on. Mulle oli õpetatud, et mehed ei nuta. Keegi ei olnud mulle öelnud, et mehed on ka inimesed. Mind kasvatasid üles naised, kes ütlesid, et mehed ei oska armastada, nad tahavad ainult seksi. Imeline, kas pole? Täna olles psühholoogiat õppinud ja olnud paljudele meestele see naabritedruk, kellega saab rääkida ja kes ei mõista hukka, olen õppinud, et mehed on seesmiselt õrnemad olendid kui naised. Ja see on tohutult ilus. Vajadus õppida mehi nägema kõigepealt inimestena ja siis alles meestena on kriitiline. Inimeseks olemine tähendab, et me omame kõiki emotsioone, vajame enda ümber teisi inimesi, kuulumise tunnet, armastust, vahel ka abi. Vajadus kuuluda ja olla armastatud on Maslow vajaduste hierarhia 8 korrusest esimeste seas. See on 3. aste. Me oleme loodud nii. See on loomulik kõigile, kellel on naba. Hea vaimne tervis vajab julgust olla haavatav. Miks? Sest me ei saa tundeid valida. Kui me tuimestame ja surume alla ebameeldivaid tundeid, siis samal hetkel teeme seda ka meeldivate tunnetega. Sa ei saa armastada ega armastust vastu võtta, kui oled oma südame kiviks muutnud. Haavatavus on häbivastand ja vastumürk. Haavatavus ei tähenda, et räägid igale vastutulevale inimesele kõige isiklikumaid ja intiimsemaid asju. Haavatavus on julgus olla mina ise.
julgus mitte meeldida, julgus olla ebatäiuslik. Ühtlasi on see ka häll rõõmule, loovusele, innovatsioonile, muutustele, kuulumisele ja armastusele ning tõelisele hingelisele seotusele ja kontaktile. Haavatav olemine ei ole alati mugav, aga vaimse ja hingelise isolatsiooni võitmiseks absoluutselt vältimatu. Mida teha, et olukord muutuks ja mehed võiksid olla tervemad ja julgeda otsida abi, kui nad seda vajavad? Õppida kuulama. Meil tuleb meeles pidada, et meil on 2 silma, 2 kõrva ja 1 suu. Meil naistel on vaja mõista, et meie kõrval on inimolendid, kes väärivad samasugust mõistmist nagu sina ise või su sõbranna, kui tollel on parasjagu raske. Vanematena õpetada poegadele emotsioonide nimesid, et anda neile sõnavara oma tunnete ja emotsioonide väljendamiseks. Ja toetada neid, kui nad nutavad või on pettunud. Selgitada, et see on okei. Kui sa ise ei oska neid tundeid selgitada ja väljendada, sest võib-olla ka sinu peres ei ole sulle seda õpetatud, siis tänapäeval on selleks olemas väga palju väga toredaid lasteraamatuid, mis sind aitavad. Meil on vaja rääkida tütardele, et kõigil on ühtemoodi õigus oma tunnetele, sest see käib inimeseks olemise juurde. Mehed, te olete inimesed ja on okei tunda kõiki tundeid, mida inimeseks olemine endaga kaasa toob ning otsida vajadusel abi. See esimene samm kõnepsühholoogile võib olla väga raske, aga see on alus muutusteks selleks, et võiksite saada vabaks ja päriselt elada. Haavatavus ei ole nõrkus, see on tugevus ja kui julgete oma õrna olemust näidata, sellest midagi ilusamat mina ei tea. Mina nii koolitaja kui naisena olen alati tänulik iga hetki üle, kui te lubate oma hinge piiluda.